tere taas, teadusimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna uurime, kuidas objekte õhujõul liikuma panna. Eva-Maria ja Kevin, teil on aega 15 minutit, et ehitada võimalikult täpne noolepüss. Võistlejad peavad ehitama suruõhul töötava seadme. Ehk õhk lükkab noole liikuma ja see nool peab liikuma piisavalt kiiresti ja õiges suunas, et tabada märklauda. Noolepüss töötab õhurõhu toimel. Kui piilume ühe noolepüstoli sisse, siis näeme, et siin on seesugune silinder, kus sees liigub kolb. See kolb pressib õhu kokku ning see õhk suunatakse siit torusse, kus ta lükkab noole lendu. Seega peame ka ise tehtud noolepüstoliga tekitama olukorra, kus kogume kokku palju õhku ning seejärel lükkame selle abil noole lendu. Olgu siinkohal veel öeldud, et võistlejatel oli puhkpüssi kasutamine keelatud ehk toru otsast lihtsalt sisse puhuda ei tohtinud. Õhu kokkusurumiseks oli laual hulganisti vahendeid ning tegelikult ei tulnud üldse muretseda sellepärast, et nool ehk märklauani välja ei lenda. Pigem tuli keskenduda täpsusele. Täpsuse saavutamiseks tuleb aga võimalikult vähe rapsida ning anda endast parim, et toru oleks suunatud täpselt märklaua suunas. Kõige lihtsam lahendus on võtta üks õhupall ning panna see toru otsa. Töökindluse tagamiseks tuleks õhupall ka kleeplindiga toru külge fikseerida. Praegu hoian seda lihtsalt kinni, et näidata tööpõhimõtet. Õhupalli suureks puhuma ei pea. Piisab sellest, kui tema sees on täpselt nii palju õhku, et avatud torusuudmest õhk välja ise ei taha tulla. Ning nüüd tuleb torusse lisada veel vaid nool. Kui nool on torus, siis tuleb õhupalli lihtsalt järsu liigutusega pigistada ning nool lendabki toru otsast välja. Ja ongi valmis kõige lihtsam noolepüss. Kui tahta seda püssi natukene veel tugevamaks teha, siis piisab, kui suurendada korraga kokkupressitavat õhuhulka. Selle jaoks võib õhupalli asemel siia toru otsa kinnitada pudeli. Kui aga tahame, et meie noolepüstol oleks täpne, siis peaksime hoiduma pikast ja keerulisest torude süsteemist siin pudeli ning selle peenikese toru vahel, sest seesuguse süsteemiga on raske toru korralikult märklauda sihtida ning vajadusel seda ka paigal hoida. Kolmanda lahendusena võib kasutusele võtta aga täpselt samasuguse mehhanismi, nagu on selle püstoli sees. Nimelt meil on vaja silindrit ja kolbi. Need saame aga valmistada laual leiduvatest torudest. Kui võtame ühe jämedama toru ning ühe kitsama toru, siis saame need panna üksteise sisse. Nüüd tuleb tagada vaid see, et kitsam toru võimalikult õhutihedalt siia jämeda toru sisse mahuks. Selle jaoks saab kleeplindist siia tihendi valmistada. Kui nüüd peenema toru jämedama sisse paneme, siis seda liigutades surutakse jämedamas torus õhk kokku. Ning kuskilt peab see õhk ka välja saama. Mul on siin otsas pisike auk, kuhu saame lisada selle peenikese lasketoru. Ning kui nüüd jämedas torus õhu kokku surume, siis ei olegi tal mujalt põgeneda, kui läbi selle kõige peenema toru. Ning kui siia ette veel noole paneme, siis lükkab kogu see õhk seda noolt liikuma. Proovime järgi. Ning kui nüüd kolbi kokku surume, siis lendab nool torust välja. Ja nii saamegi ehitada noolepüssi. Noolepüsside ja nooltega mängides on väga oluline, et peaksid kinni ohutusreeglitest ning ei tulistaks noolt mitte ühegi teise elusolendi suunas. Eriti ettevaatlik ole aga enda ja teiste silmadega. Ja kui sul teinekord on tarvis midagi liigutada, millele oma muskel peal ei hakka, siis kaalu võimalust õhk endale appi võtta. Kohtumiseni!